elu viis mind ühte väga raskesse autoavariisse ja ütleme sellest avariist välja tulemuseks ma siis liikusin osteopaadi vastuvõtule. Ja täna ma ütleks, et see vastuvõtt või need vastuvõtud toetasid hästi palju minu sellist efektiivset taastumist. Ja muidugi seal, kuna Ragnar siis töötas minuga ja aitas mind selles ja siis sealt kasvas see kõik edasi. Ja miks see mind võlus on see, et kuidagi sellised üllatusmomendid tekivad, kui sa oled seal sees. Kui sul on ikkagi trauma ja sa tegeled sellega, võimled ja käid igal pool füsioterapeutide juures, käid arstide vastuvõtul, et meditsiin kõik on nagu toetab seda, sa tuled nagu kuskilt välja aga see on, ütleme nii, et arstid tegid mulle, panid muuesti narkoosi, et vaadata, et miks mu käsi nagu ei liigu kuidagi või mis seal on. Nad vaatavad, panevad narkoosi alla, et peavad lahti murdma äkki. Aga tegelikult oli kõik vaba ja tegelikult oli vaja lihtsalt sellist psühholoogilist ja ütleme teraapilist pikemat perioodi. Sest et kui sul on väga raske trauma, siis sellest väljatulekuks see ei juhtu nagu nipsust. Ja see teekond hakkas sealt pihta ja kui hiljem nagu tagasi vaadata, siis mitte midagi ei ole juhuslikku. Ja siis me oleme koos ja teeme kooli ja